Nii, nüüd on meil selline hetk, kui me saame öelda, et meil sellised slaidid praeguseks hetkeks on kuulatud ja vaadatud. Ja nüüd ma nuputan seda, et kuidas me 2 mikrofoniga 4 rääkida saame. Meil on 2 mikrofoni, jah? Selge. Ja siis need roteeruvad ja me saame hakkama. Aga ma paluksin siia ette Aivar Ruukeli, Margus Sameli ja Rauno Väisaneni. Ja ma tahtsin just öelda, et ja võtke oma tool kaasa. Ja ma arvan, et me võimegi koguneda siia. Aha, milline koht, jah? Olgu. No olgu. Nii, see, mida me nüüd hakkame kohe tegema, on tegelikult paneeldiskussioon, ehk et see natukene vürtsikam ja toredam oleks, siis me proovime veel žonglöörida 2 erineva keele vahel ja ma olen täiesti veendunud, et see tuleb meil hästi välja. Eesmärk meie väikesel vestlusel või diskussioonil on siis see, et me oleme nüüd päeva jooksul hästi palju erinevate osapoolte vaateid kuulnud ja prooviks siis seda kuidagi nüüd niimoodi sünteesida, interpreteerida ja liikuda loodusturismi visiooni poole. Ja mina saadan siit kohe hetke pärast selle mikrofoni ringi käima ja meil on osalejatega kokkulepe, et kõigepealt igaüks saab sõna selleks, et oma nagu põhiteesid sõnastada ja siis vaatame, kuhu see jutt meil hakkab hargnema. Aga kindlasti ka vahepeal selle vestluse käigus küsimused teie poolt on kogu aeg nagu oodatud, et kui ma ei märka küsida, teie poole pöörduda, et kas küsimusi on, siis lehvitage näiteks. Ja ma ei tea, mis nüüd nendest veebiküsimustest saavad, et Aivar on siin. Marinis vaatab. Aha, okei, nii et siis on meil seal ka pilk peal. Aga kes soovib alustada oma selliste esimeste teeside tutvustamisest? Margus. Nii, tervist. Ma kõigepealt tutvustan ise ennast, sest et ilmselt paljud mind ei tea. Et ma olen mingi 20 aastat olnud meedia kommunikatsiooni äris ja siis põgusalt olnud turismiarenduskeskuse juht ja praegu tegelen siis erinevate konsultatsiooni teemadega ja oleme minemas ka turismikesksete digilahenduste meetmesse, et lahendada väga palju asju, millest täna just räägiti. Ehk siis see, kuidas ettevõtetel saaks kodukorda, kõik ressursihaldused, kuidas kliendid leiaks ja saaks aru, et kanuureisil ja kanuureisil on vahe, et mis on see tootekirjeldus ja mis kõige olulisem, et tekiks andmed. Ehk siis minu võib-olla esimene tees ongi see, et loodusturism ei ole selline marginaalne business nagu tundub. Tegelikult kui võtta nüüd loodusturismi ühings, me räägime, ma ei tea, 30 ettevõtet, 40 ettevõtet. Tarmo mainis siin kuskil 200 ettevõtet, mingil määral puutub loodusega kokku umbes 500 ettevõtet. Aga teistpidi, kui võtta lahti Visit Estonia, seal on kuskil 9000 objekti, siis kõik teavad, et majutust on seal enam-vähem mingi 1500, aga kui te vaatate loodus ja mis see teine on selline, seal on 2 eri lahtrit, loodusturism ja aktiivne puhkus, siis need on juba kokku kuskil 2000. Ja nagu siin oli juttu, ka maaturism on suuresti loodusega seotud, ehk siis jälle sealt tuleb mingi 300. Ja kui te võtate ka toitlustuse sealt lahti, siis te näete seal ka mingi 1200 objekti nii-öelda, aga nendest sellist elamustoitlustust pakub ka juba 200, kes on üldjuhul jällegi looduses on. Ja kui te teate, et väga suur osa Visit Estonia objektidest ei ole nii-öelda kommertsobjektid, vaid ongi need, mis on looduses, siis tegelikult me jõuamegi numbrini, mis on nii-öelda valdav enamus. Ehk siis tegelikult loodus või loodusturism ongi kogu Eesti turismi alus. Ja et see korraks kõik konteksti panna, siis
kui suure osa turism Eesti majandusest, kogu majandusest moodustab, sa oskad äkki peast öelda? 2019 oli see 2 miljardit, jällegi turism oli 8%, ehk siis turism ei ole üldsegi nii väike, põllumajandusvõrdluseks oli 4%. Et turism on tegelikult väga, väga suur ja oluline valdkond. Nüüd on sellest muidugi jäänud järgi see, mis on järgi jäänud, aga ta on ikkagi väga kõva business ja turism on läbi aastate või aastakümnete tegelikult üks valdkond, mis on kogu aeg olnud kasvus. Nii et jah, on sellised tagasilöök, aga tegelikult on väga, väga kiirelt kasvu. Ja regionaalpoliitiliselt hästi oluline valdkond. Olgu, suur tänu! Yeah, good afternoon. I'm Rauno Väisänen and I'm from the other side of the sea, from Kotka, and for me Lahemaa is also a very important place. One of my very first Estonian friends was Arne Kaasik, who was the former director of Lahemaa National Park since I knew him since early 1980s or something like that. And the other reason why this famous place for me is that my grandfather was smuggling alcohol from Finland, from Lahemaa to Finland, to Kotka, and that also was quite interesting 100 years ago. I'm a biologist, and I have worked for more than 40 years for the Finnish government in science and administration, and the last 20 years as a CEO or director of the Parks and Wildlife Finland, which is in charge of managing national parks and protected areas, wilderness areas, etc. in Finland. And I think that the reason why Ivar invited me here is that during those 20 years, my own agency was transformed from a purely nature conservation, a little bit anti-tourism organization, to one of those kind of key partners of the whole tourist sector, and in fact a kind of and a little bit unwillingly kind of eestvetäjä in nature tourism in Finland, because we realized that if we don't do it, we will have a lot of problems. And even though it really didn't belong to our job, it had to be done. And the key issue was to realize that park managers and tourist sector are kind of natural allies sharing the same ultimate goals. Sustainability, it means conservation, keeping everything in condition, don't spoil anything, and so on. And the social and economic benefits for the society as a whole. So even though our money from the government came from the Ministry of the Environment, this profited also the other sectors, almost every other ministry, and especially, for instance, the Ministry of Finance, Treasurer, because it brought money to the country. And last year, Parks and Wildlife Finland reported that they had something like 10 million visitors altogether, but about more than 4 million visitors in national parks, and that means that the income to the local economies was more than 300 million euros, and it created something like 2,400 jobs to the private sector. It means that every euro the Finnish government has invested to the parks, the visitor services and facilities, it creates 10 euros to the private sector. And it doesn't mean that all the money comes from the nature tourism enterprises. In fact, it comes from the supermarkets, gasoline stations, guest houses, hotels, and places like that, who don't realize that the people come to their places and use their money there because of the nature and because of the
nature tourism enterprises, which is the reason why they come to these areas. They wouldn't go to some remote place in Finland just to buy Coca-Cola or something like that, because you can do it from your closest supermarket. And it's also interesting that when we have monitored and have very good scientific basis and databases for this, we know how this develops. And for instance, last year there was only 2% growth in the visitor numbers. Before that, 25%, before that, 20%. So it has grown very fast. And last year, even though the visitor numbers didn't increase more, the money spent in the national parks was much higher, because during the COVID period, people couldn't use it elsewhere. So when they had their holidays, they spent a lot of money. Okay. Ma proovin nüüd selle kõik eesti keelde natuke niimoodi kokku võtta. Ikka, igaks juhuks Eestimaal oleme. Et Rauno on siis Lahemaa, kuigi ta on Soomest, on ta Lahemaaga soe suhe juba esivanematest, kes olid siis piirituse vedaja, Eesti ja Soome vahel, aga enne kõike siis 80-ndatest aastatest Aarne Kaasik, kes oli siin Lahemaa administratsiooni direktor, et olid suured sõbrad. Ja miks siis me Rauno siia kutsusime? Soomest ta 40 aastat töötaski valitsusele ja 20 aastat oli siis sellise organisatsiooni nagu Parks and Wildlife Soome tegevjuht, ehk siis see, kes haldab Soomes rahvusparke. Ja tal just siis soomlased on meist rohkem just uurinud seda loodusturismi kasu. Ja kuidas see nüüd siin numbrites oligi, et iga euro toob 10 tagasi. Iga euro toob 10 tagasi, jah, ja kui palju on jällegi see 300 miljonit eurot oli siis külastust, visitjas, jah? 4,5 miljon. Jah, 4,5 miljonit külastajat ja 300 miljonit eurot siis. Aga ja 2400 töökohta siis ütleme siis loodusturismis ja oluline siis soomlastel on see ka, et nende loodusturismi ettevõtjatega siis see koostöö, et on partnerid ja just see, ikkagi see sama see mitmekesisuse säilitamine, aga siis ka see majanduslik ja sotsiaalne kasu. Ja inimesed üha rohkem ikkagi looduses liiguvad ja kulutavad raha siis läbi selle ka selle maapiirkondades, kohalikes poodides, bensiinijaamades ja vaatamata sellele, et nüüd siin koroona ajal üldiselt ju külastus vähe või ei olnud nii suur kasv, aga see raha kulutamine ikkagi kasvas, sest lihtsalt ei olnud mujal raha kulutada siis kohalikus turismis. Vist enam vähem. Jaa, sul on fenomenaalselt hea mälu, tahtsin mõelda. Aitäh, aga Aivar. Tere, mina olen Aivar Ruukel ja siis loodusturismi ühingus olen üks asutajaliige, samamoodi nagu maaturismi ühingus, mis siis 20 aastat sel aastal tähistab. Et alustasingi siis üks turismi ettevõtjana päris Eesti Vabariigi alguses. Ja meil on täna ka siin päris palju kõlanud see, et kust maalt see loodusturism algab või lõpeb, et see sama minu isiklik kogemus või ütleme ettevõtjaks saamine, see on ka hea näide, et tegelikult me alustasime sellest, et päris suur maja on ja 2 tuba et tühjaks, kui 2 õde natukene minust nooremad läksid kodust ära, nii et meie emaga siis ma olin juba seotud Saku taluliiduga, läksime Saku siis taluliidu poolt välja antud esimesse kataloogi, panime toad ja siis järgmine aasta Eestimaa Loodusfondi eestvedamisel tehti üle jõe rahvuspark. Nii et võib öelda, et ma nagu siis liikusin siis maaturismisektorist loodusturismisektorisse või üldse tegelikult on see muidugi raske vahet teha ja nagu siin on juba kõlanud need erinevad arvud, et kui palju siis ikkagi loodusest on näiteks
sõltuvusesse see turismist Eestisse tulev raha või noh, ütleme Eesti sees keerutatav raha ka muidugi on ju suures osas ikkagi seotav see reiside motivatsioon, eks ju, loodusesse minekuga, sellest siis ühest looduskaunist kohast teise looduskauniste kohta mõnikord ka. Aga et mis ma ise olen näinud, noh, et me ei saaks nagu siin ju nüüd ümber minna nendest igasugustest muutustest ja vist Mart oli nagu ainukene, kes kohe ikkagi võttis ka kõige värskemad muutused vähemalt oma selles jutus, noh, nagu osaks sellest jutust, nii et ma arvan, et kui me nüüd siin arutamegi, ma ei tea, tulevikku või visioone ja strateegiaid ja nagu justkui, kõik nagu, nii nagu siin räägitakse turismi ka taastamisest 2019. aasta tasemele, väga paljud räägivad ja noh, nagu selles mõttes, et inimesed, kellest ma pean lugu, eks ju, aga noh, miks me nagu ennast petame sellega, et midagi taastub sinna, mis oli enne koroonat, on ju, ja kui koroona oli tegelikult nagu päris hea selline nagu, kuidas öelda, noh, need muutused, mis enne koroonat juba käisid, nagu toimusid, need tegelikult koroonaga paljud võimendusid, sealhulgas seesama looduse nagu tähtsus või osakaal turismis ja looduspuhkuse või ütleme looduskeskkonna, siis loodus kui, eks ju, motivaator kuhugi tulla, aga samuti see looduse nagu olemus, on ju, et kui me siin arutasime ka, et noh, millest me räägime, et mis siis nagu need kellegi sõnumid võiks olla, siis ma olen ise mõelnud kogu aeg kõige tugevamalt seda mõtet, mida ma nüüd nägin siin EAS-i slaidi peal, pärast ma nägin, et et ka siis maaturismi slaidi peal oli see, aga siis ma sain aru, et see on tegelikult see uue strateegiast oli seal väljavõte ja seal oli see, et just, et see siis vaimne kasutaja, eks ju, loodus, et noh, et just ega enne koroonat juba äkki mingi 4-5 aastat tagasi esimest korda minu radarile tuli see Shetlandilt, mis on siis Šotimaa osa, et perearstid hakkasid välja kirjutama looduspuhkust, linnuvaatust, kajakimatka, sellist asja just, et inimestele nagu tervise kasutamise või selle osas. Ja selge see, et kus kohas on siis see füüsiline, kus kohas on see vaimne tervis. Jällegi see on selline tervik, et nagu kunstlik oleks nagu seda välja, seda mingit joont siin kakkuda. Aga et noh, ma arvan, et nende kahe siis põhilise siis kui me seni oleme vaadanud jah, loodust kui mingit aktiivset värki, et peaks nagu mingit sporti seal kindlasti tegema, või siis, et see loodusvaatlus, ütleme see süvahuvi, on ju, siis et küllap see samas, et me oleme nagu ikkagi ka mingi loome ja et sellel loodusel on meie nagu olemusele, meie tervisele, meie sellisele heaolule nagu oluline osa, et see tõusebki ka selles rekreatsioonis, eks ju, siis kui me tõesti tuleme ja magame oma kodus tagasi, aga ikkagi sõidame kanuuga või mingid teenused tarbime, eks ju, ja siis ka selles Eestisse reisimises või selles nagu muutub olulisemaks veelgi. Siis ma tegin igast tähendusi siin ka, aga et selge see, et mõned nendest asjadest on hästi klišeelikud nagu koostöövärke, mis ma oskan Sooma kohta öelda, et Soomal meil on küll selline suhteliselt hea võib-olla, et Eestis ongi väga palju on erinevad mudeleid, et meil selline rahvuspargi ja siis vastavalt RMK ja Keskkonnaameti ja kohaliku ettevõtjate selline nagu mingi selline sünergia tundub, et on päris okei. Ja samas see killustatus muidugi on ka olnud alati teema, kas või see, et kui ma ise turunduse mõttes peaksin kuskil käima ja olengi käinud, siis alati on olnud 2 valikut, kas ma lähen siis Lääne-Eesti all ehk Pärnumaa või Lõuna-Eesti all, sest et Eesti on jagatud kõik see 30 aastat 3, eks ju, aga et pigem nagu sellistes asjades võib ka mingit tugevusi leida ja ma arvan, et kui siin Mart ka rääkis sellest, või ta ei rääkinud, aga ma küsisin ju ise, et mis siis sellest nagu turismist Ukraina mõttes saab, on ju. Et ühesõnaga, et neid erisusi ja killustusi ei maksa nagu üle tähtsustada, et pigem nagu on siin nagu väga palju ikkagi see tulevik pigem selles, et mis asju me saame tegelikult ühendada. Ja
no midagi, me pidime ka integreerima, et siin oli vist just EAS-i poolt olid kliendikesksus, uuendusmeelsus ja kestlikkuse 3 sellist põhilist trendi või eesmärku, et siis ma ütleks, et kestlikkus, see on ju täiesti devalveerunud kontseptsioon. Me oleme 40 aastat kõiki asju kestlikuks nagu rääkinud, ja tegelikult kõik asjad on läinud kehvaks. Et nii see sotsiaalne kui loodus on vaesub, ükskõik missuguseid kestlikkuse, et see, et me edasi seda kõike nagu kestlikkuse prismas kõik näeme, et see ei aita nagu, ei ole siia näidanud. Ja kliendikesksus, eks ju, see võib-olla oleks muidugi nagu natukene imelik öelda, et ei, klient ei ole kuningas või midagi sellist, aga mina ka puhtalt, ütleme, teoreetilisest huvist olen pidevalt nagu neid kontseptsioone, mis räägivad just nagu siis pakkumise kesksusest või siis paigakeskusest või siis ütleme, et tegelikult turism oma nagu sellises vähegi nagu sellises kõigile positiivses nagu positiivsete mõjudega. Selles ei peaks nagu arvestama mitte turust, vaid sellest kohast ja sellest isikust, kes ta pakub, kui sa ise teed enda seda toodet, siis see tuleb sul välja nagu hästi ja siis, kui sa arvestad, eks nende teiste inimestega, kes sul ümberringi on ja nende reeglitega, mis seal on, kui seal on mingisugune väärtuslikud maastikud, et see on siis see teine väljakutse, et see kliendikesksus on ka nagu väga selline ja uuendus, eks ju, uuendus muidugi, sellele mul ei ole midagi vastu, et tegelikult me peame ikkagi kogu aeg muutuma ja me peaksime rääkima siis sellest turismist nüüd selles, turvalisus, mis saigi täiesti uue tähenduse koroona kontekstis ja selline slogan, siin on turvaline, et seda me peame nüüd interpreteerima nagu selles ruumis, mis meil tuleb, või aegruumis, et mis see on, see muidugi me ei tea seda, aga ma just rääkisin. Ma tegelikult jah, meil pidi nagu diskussioon olema, et Ruukel kukub rääkima ja olles Ruukeliga palju viina võtnud ja saanud osaks loodusest, siis ma tean, et ta suudab nagu rääkida lõpmatuseni. Aga tegelikult, kuna me pidime rääkima turismistrateegiast, siis sa, Indrek, alustasid minu arust väga toreda asjaga selle elevandiga ja kuidas siis pimedad seda elevanti katsuvad ja mulle tundub, et see, millest me siin räägime, on üks asi on see, et me keegi ei tea, kuidas see loodusturism nagu välja näeb. Aga võttes selle slaidi, mille Tarmo ilusti seina peale pani, et on neid osapooli on hästi palju ja tegelikult olles ise eelmisel loodusturismi konverentsil analüüsinud erinevaid visioone ja ettevõtted, kes selle loodusturismiga tegelevad, siis neid nagu ongi lõpmatuseni. Ehk siis kuhu ma tahan jõuda, et mulle tundub, et meil on toas on elevant, kellel on, ma ei tea, 5 lonti ja 8 kõrva ja mis iganes. Ja tegelikult toimub mingi tohutu dubleerimine, tribleerimine ja nii edasi. Ja kui kõik ehitavad oma visioone, strateegiaid, mida iganes, siis tegelikult nad küll viitavad üksteisele. Tegelikult see sama turismistrateegia ju ka viitab erinevatele ministeeriumite strateegiatele, aga selline viitamine ei ole ju tegelikult nagu koostöö või koos asja ajamine. Ja tegelikult kõige olulisem kõikidel strateegiatel on ju mõõdikud ja kui mõõdikud isegi lähevad nii-öelda vastuollu või ei tööta nii-öelda koos, siis meil on probleemi, et me keegi ju ei kujuta ette mingit orkestrit, sümfooniaorkestrit, kus, ma ei tea, viiulitel on oma strateegia ja teistel, ma ei tea, timpanitel on oma strateegia. Et see on kakofoonia ja mulle tundub, et täna me olemegi sellises seisukohas, kus meil on nagu väga suur ja oluline tükk turismist, mis on, julgeks öelda, et suurimaid reisimotivaatoreid siia tulekuks, aga see on täiesti nii-öelda organiseerimata. Ja see nüüd ongi teema, et kuidas seda organiseerida. Ja kui Tarmo siin juba esines, siis oli keegi, Ruukel küsiski, et kes siis peaks seda tegema? Minu meelest võiks seda ka teha loodusturismi ühing, mis siis, et tundub, et seal taga on, ma ei tea, 30-40 ettevõtet, aga nagu ma enne üles lugesin, et kui võtta need teenused, me jõuame nagu tuhandetesse teenustesse, mida tegelikult ei paku mitte ainult 30-40, vaid tuhanded Eesti ettevõtjad. Nii et keegi peaks seda juhtima ja loodusturismi ühingul võiks olla väga tugev potentsiaal seda teha, eriti kui Maaülikool on siin nagu täiega taga. Ja tegelikult sa ei saa mitte midagi juhtida, kui sul ei ole andmeid. Nii et see on jällegi see, kus Maaülikooli roll on ülioluline. Nii et minu ettepanek on nagu sealt hakata kuidagi nagu liikuma.
Yeah, thank you. Before I came here, I also read the Estonian tourism strategy and the Finnish tourist strategy. And in the Finnish tourist strategy, there are two key elements, and they are sustainability and working together. And when I have listened to these presentations here, I still think that in Estonia, especially this latter one, working together, is still much more complicated than in Finland because it's so fragmentary. So many stakeholders, most of them quite small and not really organized in any way. And if you think about working together, it's if you have any government or paper, there is always this that people should work more together. But in this case, I think that it's very concrete matter because there are kind of two aspects that are very important. One is that if you just start by drinking coffee together or alcohol together, as he mentioned, it's a good start. But there can be much more kind of institutionalized forms of cooperation, and they are also important. But just simply speaking, it's a question of building trust and kind of understanding between different stakeholders. And usually people tend to be in some kind of silos. There are these different ministries, there's budget lines, and then it's not realized that these organizations which are implementing something, they also provide benefits to the other sectors, and they can just help a little bit the neighbor to get better results. So harmonizing strategies and working together, it's in that respect, it's very important. The other thing is that working together may help you to get a kind of holistic picture of the tourist sector, to understand how it works. You can. I used to call Finnish tourism sector tourism industry, because the idea is to emphasize that it's like building an assembly belt, like everybody takes their own part, and finally there is the product, and everybody knows what is their role in this factory, and that is also very important. Then you realize what kind of information you need, for instance, from universities and all these supporting organizations. When you realize the kind of wider picture and what Aramco and Kesko-Naamet and different entrepreneurs and so on, what kind of role they are playing in this system. Ma tõlgin enne, eks? Tohib, jah. Jah, hästi lühidalt. Et Rauno siis vaatas enne üle nii Eesti kui Soome turismistrateegia ja mis ta siis välja tõi, on see, et Soome strateegias on 2 olulist sõnumit läbivalt. On kestlikkus ja on koostöö. Ja vot see on just siin seda tänast kõike kuulates, ta leiab, et seda me võiksime natukene nagu õppida, et just selline tore on küll, et siin üks ja teine on näha, et käiakse koos kohvil või tringil, aga et sellist institutsionaalset koostööd ja just see, et ikkagi strateegiaid oma vahel harmoniseerida, et neid väga fragmenteerunud on ikkagi see meie turismisektor, et väike ettevõtjad ja suured organisatsioonid ja et ikkagi sellist ühist kõik algab usalduse ehitusel ja et igaüks paneb oma selle tükikese sellesse, et ühiselt üles ehitada asja lühidalt. Ma tegelikult tahtsin lisada, et kõigepealt ma hakkan sellest, et mulle ei sobi absoluutselt kritiseerida tänast turismi arengukavad või strateegiat, et olles ise turismiarenduskeskuses mingi aeg töötanud ja need strateegiad ka ise teinud.
kõik, mis on tehtud EAS-is turismiarenduskeskus on tegelikult väga hea, nii et ma üldse ei kritiseeri. Aga ma tahaks lihtsalt võrdlusmomendina sisse tuua, et kui meie eesmärk, meie Eesti turismistrateegia püüab 25 jõuda nagu 2019 tasemele ja olla siis nii-öelda, ma ei mäleta, mis see õige sõna oli, reageeriv või selline fleksibiilne, kohanduv, et siis soomlased ikkagi, nad ütlevad väga selgelt, et original and intriguing Finland is the most sustainably growing tourism destination in the Nordic countries. Ehk siis väga, väga selgelt nad positsioneerivad, et jälle see sama sustainability on, millest Rauno rääkis. Ja ta on ka kindlasti see positsioneering on intriguing. Ja väga selge selline äriline eesmärk, et kui me teame, et kõik teised Skandinaavia kantrid maad on nagunii, on väga juba sellised edumeelsed ja sustainable, siis Soome positsioneerib ennast veel nendest ette, mis on väga selge selline plaan. Ja tõesti ka sellest käis jutt, et metsahallitusel on väga selge positsioon selles turismistrateegias. Jällegi, kui me võtame Eesti turismistrateegia, siis seal RMK-st vist ei ole juttugi. Aga kuidas on võimalik RMK-d sellest välja, et minu jaoks ei tule see nagu kõne allagi. Nii et jah, see, mida Rauno rääkis, on minu meelest väga õige, et kõik need asjad peaks nii-öelda koos kõlama ja ainult siis on võimalik edu saavutada. Just a comment there. I think that anyway in the Estonian strategy there are all the elements. They are included there, so it's a very positive thing, and it means that maybe people like you can take the step forward to complement it to a certain degree or send some kind of messages to the decision makers, or just, I don't know if it's possible just to understand that you are already starting to implement the strategy by doing something like this. Et siis Eesti strateegias on kõik väga head elemendid, aga lihtsalt need tuleb edasi viia ja just meiesugused inimesed võiksidki seda teha ja kas siis strateegiat täiendades või hoopis seda ellu viies. Kas ma võin modereerida korraks? Aitäh. Ma tegelikult oleks natukene teistpidi seda ennem küsinud, aga kuna see otsapidi juba siia jõudis, siis ma nüüd sõnastan käigu pealt ühe ettepaneku hoopis, mitte küsimuse. Aga ettepaneku nagu taustalugu on see, et meil tegelikult ju terve tänase päeva on olnud võimalik kuulata hästi vahvaid nägemusi väga erinevatelt organisatsioonidelt, kus kõik on tegelikult rääkinud ilusat juttu. Ja ma olen täiesti kindel, et me suudaksime sellest paneeldiskussioonist järgi jäänud aja täita ka ilusa jutuga. Ja siis nentida, et midagi kasulikku ei sündinud. Ehk et mul selline ettepanek, et äkki meil oleks rohkem väärtust, kui me nüüd peale sellist, ma arvan, väga head sissejuhatust, võtame fookuse sellele, et kui meil kogu päeva mõte on olnud see, et see on loodusturismi ühingu strateegiapäev, et ärme ole enam seal aastas näiteks 2027, vaid me võime seda muidugi puudutada, see annab meile mingisuguse sihi, aga et kas me saame nagu selle poole tunniga, mis meil järgi on jäänud jõuda selleni, et me lepime siin kõik koos kokku, teie eestvedamisel, minu modereerimisel, et mis on see üks kõige tähtsam järgmine samm, mille võiks ära teha, et katsume seda üles otsida, siis me saame äkki mingisuguse konkreetse koha, kuhu saab küüned taha. Ma ei tea, kuna Aivar, sul on mikrofon käes, äkki sa oskad kohe midagi kosta selle peale? Ma nagu ise olen arvanud, et me siin tegelikult ei aruta niivõrd loodusturismi ühingu strateegiat, vaid just Eesti kui terviku loodusturismi strateegiat, ehk just, et ongi ju siin RMK, Keskkonnaametit küll kahjuks enam ei ole, et ühendada nagu. Ja ei, ma olen nõus, aga ma lihtsalt mõtlen seda, et mingisugune selline jõuaks ühe hästi jääga katsutav asjani, sest see, et kõik on valmis seda koostööd tegema, ma arvan jätkuvalt kõik sellest elevandist saavad natukene erinevalt aru, aga mis teha kohe? Mina küsisin ka Kristjan Tõnissöölt, et kas ja millistel tingimustel võiks, eks ju, RMK äpp ja siis veebileht loodusega koos.ee sisaldada ka nende majutuskohtade kohta informatsiooni, mis on nagu selles
selles nende radade ja muude, eks ju, looduskohtade ligiduses ja siis toitlustused ja ma ei tea, kohalikud giidid, teenusepakkujad. Ja küsimus jäigi, et me ütleme, mis sa, Kristjan, ütlesid ka nüüd lühidalt, miks mitte, et see nagu täitsa ju mõeldav ja et kuidas seal seda kõike korraldada, et see tulebki nagu arutada. See olekski võib-olla väga konkreetne asi ja just, et kui jutt on sellest, et kuidas seda kõike seda infot nüüd koondada ja sisestada ja kuidas seal tagada seda mingisugust, et kedagi oleks liiga kõrvale jäetud või eelistatud, siis see süsteem on ju olemas. Puhka Eestis andmebaas on meil olemas, et 2 andmebaasi loodusega koos ja Puhka Eestis kui need kuidagi nagu mõistlikult on ju kokku panna, ma ei tea, kui kiiresti jõuab, kas see esimene samm oleks juba selleks hooajaks või näiteks. Siis oleks ju väga kõva sõna nagu, et öelda, et vaat, kus oli meil siin seminar ja mis ära tehti. Olgu, väga hea ettepanek. No ma ikka näen maailma keerulisemalt, komplekssemalt, et päris ühte asja ma ei, kui sa küsid ühte asja, siis ma ütleks, et tuleb lahendada küsimus, kes vastutab. Et kes on see vastutaja loodusturismi strateegia selle elluviimise eest. Aga tegelikult ma läheks edasi, et kui ma olen põgusalt näinud neid loodusturismi strateegia kokkupanemise sellist fundamenti, mida ma ei tea, kas ma tohtisin üldse näha, aga tunnistan üles, et ma olen seda näinud. Ja esimene asi, mis ma mõtlesin, et see eeldab 20 inimest. Ehk siis ühtegi strateegiat või sa ei saa panna kedagi vastutama, kui tal ei ole selleks ressursse. Ja nüüd ma jõuan 3. kohani, et kui siin RMK esineja ennem ütles, et see kogu infrastruktuur on kulu, siis ma julgeks öelda, et jällegi võtta selle Soome näitel, et iga nagu rahvusparki pandud euro toob 10 tagasi. Täna me ei tea seda, et palju see iga 2,9 miljonit, palju nad piirkonda raha toovad, need inimesed, kes käivad RMK radadel või kus iganes. Aga ma olen täiesti kindel, et nad toovad, nii et ma kuidagi ei saaks võtta seda infrastruktuuri, et ta on kulu. Ta on investeering ja ta toob meie riigile tagasi kas või läbi maksutulu või kuidas iganes. Aga kuhu ma tahan jõuda on see, et kui me teame, et keegi peab vastutama ja oletame, et loodusturismi ühing vastutab Maaülikooli toel ja RMK toel ja kõikide teiste toel ja kui see tõesti eeldab 20 inimest, siis kas me oleme valmis selle 20 inimese kulu või investeeringu kinni maksma. Ehk siis kuni me ei ole tegelikult valmis sellist nagu määrama, et teie vastutate, teil on selle jaoks volitused ja teie palkate inimesed ja siis te katvate seal, ma ei tea, tootearendusest, turundusest, mis iganes. Loomulikult ma ei räägi sellest, et võtame need osa asju ära, mida EAS teeb väga õigeid asju. Aga on väga palju, mida EAS teha ei saa ja mida saaks see sama turismi või see loodusturismi ühing teha. Aga igal juhul me räägime sellest, et me räägime paljudest inimestest ja nendega kaasnatest kuludest ja kui see juhtimisorganisatsioon on enam sama suur kui organisatsioon ise, siis see ei toimi lihtsalt. Nii et siin on minu meelest see nõks, mis tuleb ära lahendada. Ja see raha ei saa tulla siis selle 30 turismi ettevõtja käest, see raha peab tulema kuskilt mujalt. Kas see on natukene selle sama protsessi osa või vähemalt sarnane, mis praegu nüüd nende DMO-de konsolideerimisega proovitakse nagu luua ja mis on päris algusjärgus, aga mis ei lähe väga libedalt? Seda džinni välja ei lase. Olgu, ma siis... Aga minu meelest, et soomlastel on sama Rauno teema, et kuidas nemad nagu jõudsid selleni, et tõmbame need rahvuspargid käima ja me saame aru, et see toob meie riigile tulu. Kuidas see asi nagu püsti panna? Yeah, if I may continue on this, I think that when we started this kind of monitoring the visitor numbers and money spent there and so on. First, for instance, the Ministry of the Environment, who was supervising us, was very suspicious. In fact, very unwilling to do it. They didn't want to have more tourists or anything like that.
even though we said that we can guarantee that the sustainability issues will be taken into account. And if we have more money, we will do it better, much better than in the past, even though the numbers of visitors may increase. And our best friend was the Ministry of Finance. And you know, usually, at least in most countries, the Ministry of Finance is kind of super ministry. Yeah, so it says that to the other ministries that, oh, we have heard that. And so the ministry might tend to think that, okay, we don't like that, but yeah, it's beneficial for the whole society, so why not? But how did you achieve that Ministry of Finances was your friend? We used just the same tools as they use everywhere, and they recommend all the ministries to show that every penny they use really is beneficial to the society. And our service was one of the very few who could say that if you give us money, we will show you that it will come back from the municipalities and somewhere. Even if you get... if you invest €1 and get €10 as an income, even the taxes paid by the local people are much higher than the money invested. So it's just kind of income to the state as well. So it's very simple. We didn't believe that it works so well and it brings so much money. But since this system was developed, and it has increased very fast, and both the money coming in is increasing, and the conservation state of the parks is better than it used to be. Okay. Et siis nende asutus kuulub Keskkonnaministeeriumi alla ja nende Keskkonnaministeeriumit nad kampa ei saanud, aga nii nagu paljudes maades, Rahandusministeerium on superministeerium, et Soomes said nad siis endale kampa Rahandusministeeriumi, kes hakkas nende ideid toetama, just see, et nad suutsid ära tõestada, et palun väga, et annate meile €1, 10 saate tagasi, mis läheb ikkagi kohalikele ja siis, et see võiks olla üks võiti. Et Soomes töötas see, et said Rahandusministeeriumi kampa. Aivar, kas meil võib šanssi olla, et selline piltlikult öeldes tasuvusanalüüs kokku panna, millega oleks võimalik seda saavutada, mida soomlased saavutasid? No ma tean nii palju, et 2 aastat tagasi või midagi nii 3 aastat tagasi, kui Rauno rääkis seda sama lugu ka Tartus konverentsil, siis me tegime paar nõupidamist ja et on olemas metoodika, mida on tegelikult Eestis natuke justkui alustatud ka, aga see ei ole tegelikult, sellist uuringut ei ole EAS seni siis teostanud. Ehkki see mõte on nagu laual olnud. Ma ei tea hetkel, mis seis on. Lili hommikul mainis, et mingisugune loodusturismi uuring käib. Ja, aga see ei ole see. See on, ütleme, selle sektori nagu kirjeldamine, mida siis tehakse meil siin Eestis ja nii. Et see ei ole selline majandusanalüüs. Margus, sa oled selle teemaga kindlasti tegelenud oma eelmises elus. Et on see, mis meid lahutab sellest, et selline asi kokku saada? Ole aus. Ma olen alati aus, aga siis ma pean valetama, kui ma midagi ütlen praegu. Ega lihtsalt lahendust ei olegi. Mulle tundub, et mingil määral aitaks see, kui, vabandage, kui ma eksin, aga minu arust tänane RMK peamine eesmärk oli vist 2,5 miljonit inimest metsas või looduses. See oli selline KPI peamine mõõdik. Et kui näiteks see sama mõõdik asendadagi sellega, et need samad inimesed, kes meil siis täna käivad, RMK see 2,9 miljonit inimest, et tehagi see analüüs, et palju need inimesed piirkonda raha jätavad. Et see, ühesõnaga muuta neid mõõdikuid. Et teoorias peaks see olema nagu võimalik. Ja siis tekiks mingi arusaam. Aga kuhu ma tahan jõuda nüüd? Jah. Ma annan sulle igaks juhuks mikrofoni ka.
et RMK-l on iga 5 aasta tagant külastaja uuring ja nüüd COVID-i tõttu oli see 2 aasta peale jaotatud, et oli 2020 ja 2021 ja seal me muu hulgas uurime ka palju külastaja piirkonda raha jättis. Ja lisaks veel, see oli enam-vähem vist A3 leht, mis oli kokku volditud, see oli üsna palju valikvastustega küsimusi, aga jah, et kui palju ta on jättis ja palju ta tahaks jätta ja mis teenuste eest oleks nõus maksma. Et sellised summad on seal küsitud ja minu arust praegu tehakse sellest külastaja uuringust kokkuvõtteid, et neid tulemusi praegu veel ei ole, aga nad nüüd suhteliselt iga hetk peaksid jõudma. Ja need külastaja uuringud on ka varem toimunud, et 2015 näiteks. Konverentsil vähemalt on siin Marjubaas järgmine nädal räägib nende. Ja täpselt, et see ongi nagu nii lõppjärgus, et minu meelest on need andmed olemas, nad lihtsalt ei kasuta neid siit otstarbeliselt, ei presenteeri. Need andmed on avalikud ja need on kättesaadavad. Ühesõnaga, kuhu ma tahtsin jõuda tegelikult sinna, et kui nüüd, ma ei tea, kui aseuuring on ju, mis see valimid on ja nii edasi, ma ei hakka sinna praegu minema, aga ühesõnaga, et see annaks meile ühe poole sellest, mis see loodusturism võiks olla. Ja ma tuletan meelde, et selles turismistrateegias on tegelikult loodusega seotud 2 sihtrühma. Üks on selline süvaloodushuviline ja teine on siis see nii-öelda loodusnomaad, kes ongi siis see, kes korraks linnast hüppab nagu metsa. Ja ma julgeks arvata, et enamus neid RMK infrastruktuuri kasutajad täna ongi need, kes korraks hüppavad metsa. Ja nüüd ja kui RMK seda uurib ja avaldab, siis me saame jupi sealt juba kätte. Aga nüüd see teine pool, mis on siis see nii-öelda süvaloodushuviline ja nii-öelda, minu teada täna selle kohta mitte mingeid andmed ei ole. Et kus need andmed saada, väga ma ei tea täpselt. See sama projekt, millest ma alguses rääkisin, millega ma praegu tegelen, see Turingeri projekt, selle üks mõte on see, et saaks hakata ettevõtted nii-öelda nende vakantsirisk kasutama, broneeringuid ja kaasatud sularahatehinguid, võtta arvesse ja nii edasi, aga see annab võib-olla selle ülevaate, et palju need ettevõtted enda käive on. Aga see ei anna seda nende nii-öelda süvahuviga loodusturistide tervikkulutust meie nii-öelda ühiskonda. Ehk siis see on palju laiem teema ja see on võib-olla see teema, mida peaks pidem nagu Maaülikooli poole pöörduma, et võib-olla siit võiks midagi tulla, et siis saaks mingi sellise, et mis see siis või kuidas see seis täna on kokku. Aga ma lihtsalt jällegi korraks, ma ei tea, ajaga ilmselt jookseme juba kokku, et kui te vaatate seda Soome uuringut või Soome strateegiat, siis seal on väga toredad loodusturismi mõõdikud, väga sellised reaalsed rahvusparkide koha pealt seal oli 2018 oli räägitud 7 miljonist, see natukene erineb sellest, millest Rauno rääkis, aga ilmselt need metoodikad või ma ei tea, mis iganes on natuke erinevad. Ja 28 nad tahtsid saada 9 miljoni peale, külastajad 7-9 miljoni peale. Ja kui me räägime rahast, ma ei tea, kas ma leian selle kuskilt üles, see rahaline hüpe on seal kuskil kas 30 või 40%. Ehk siis metsikute sammudega, ehk siis väga selge strateegia, et me mitte ei too rohkem inimesi metsa, vaid me töötamegi selliste sihtgruppide ja selliste nii-öelda uudsete toodetega, millest ilmselt Aivar vasti räägib, et me saamegi lihtsalt looduse kaudu rohkem raha. Ehk siis see on nagu põhiteema. Okay, if I may change a little bit focus, I really didn't say what should be done. One matter, I just continued his story. I think that Estonia has still much to do with branding as well and how to use it, because Finland has branded a lot of its nature, but if I think about Estonia and Finland, in fact, kind of key attractions why the people from elsewhere come here are just more or less the same. In Finland, in Estonia, they are the nature and Tallinn, and in Finland, they are the nature and Tallinn. If we are kind of frank in this question, Tallinn is a very nice city, but outside of that, even though there are many nice places in Finland and Estonia, it's basically the nature
which attracts people here. And of course, you can have nice slogans that Estonia is the 5th Nordic country, or with a twist, or Estonia is a safe haven for nature, or whatever. But I think that in this branding, it might be more useful to go to some kind of sub-brands, like regional plans, and try to clarify them. What are the unique factors in, let's say, 3, 4, 5 areas, and somehow on that basis to create a kind of a whole country brand. And for instance, these days, I think that, let's say, safety is also very important. Recently I read some statistics about the crime rates in Europe, and there were 39 countries, and the lowest crime rate was in Estonia. By the way, the highest was in Sweden, but they have done a little bit more branding, so that everybody thought that it's a very safe place. But things change, and Estonia is cheap and small. Everything is very easy, good services, wonderful country, rich nature, rich culture, huge potential. Ja üks konkreetne asi, mis ka Rauno leiab, et me võiksime brändimisega rohkem nagu, et mitte lihtsalt, et Tallinn ja loodus, aga neid selliseid regionaalseid pärleid välja tuua või paremini brändida seda, et looduse kõrval siis seda kultuuri ja seda kohalikku eripära rohkem välja tuua. Ja ka need sõnumid, et näiteks selgus, et Eesti on, was it in Europe the safest, less crime? Et Eesti on Euroopa kuriteo poolest kõige turvalisem riik, Rootsi siis kõige vähem turvaline, aga et me sellist tänapäeval väga olulist teemat nagu turvalisus ei olegi üldse nagu väga niimoodi esile toonud, et selliseid olulisi asju märksõnu rohkem välja tuua. See ühe lause ütlen lihtsalt siia vahele, et see üks konkreetne asi, see natukene oligi lihtsalt intriigiks, eks ju, aga ma natukene korjasin siia märkmeid üles, et tegelikult sa, Margus, ennem juba ka ütlesid, et need andmed ja data on nagu hästi oluline, eks ju, ehk et me selle tasuvuse teemaga jõudsime ju samasse kohta. See baaside kokkupanemine, see branding ja need RMK mõõdikud olid veel, mis siit nagu kõlasid, eks ju. Aga sa tahtsid midagi lisada? Aga käis juba 2 korda tegelikult läbi, et Aivar tahtis veel uuenduslikkusest ka rääkida või uutest toodetest. Olen ma õigesti aru saanud? Tegelikult ka selles meie projektis, millest nüüd me ka räägime, eks ju, sa räägid, et seal on see standardid välisturule sobilikeks toodeteks või mingi niukene üks teema. Aga et ei, mul praegu midagi hetkel ei ole lisada, aga et me selle töörühmaga hakkame seda arutama, et mis need siis saaks olla. Aga et selle projekti käigus ja siin ju intervjuudeks ma arvan, et siin seesama see süvaturism, mis on siis seotud just nagu pikema jäämisega, pikemad veel ütleme nagu nende meeltega, selle osalusega, mida Marika nimetas ka, eks ju, ja et mitte siis ainult korraks, vaid et sa tuled ja nagu võtad rahulikult nagu slow travel, eks ju ka, jällegi üks trend, mis on varem küll. Et seal on see, kus kohas rohkem nagu saada majanduslikku kasu koha peale, mis siis ka jaguneks, eks ju, laiemalt enamate ettevõtjate seas ja mis oleks ka väiksema nagu keskkonnajalaeljega, sest et miks sa peaksid nagu tulema lühikeseks ajaks ja kui sa juba oled kuskil, et võtta siis selle aeg maha ja võtta nagu selle sama külastuse seest rohkem ka nagu tarbija mõttes. Seda enam, kui reisimine üldse juba on aastaid keeruline teema ja keerulisemaks aina läheb. Ma lihtsalt tahtsin jälle, et kes ei ole vaadanud seda Soome turismistrateegiat, siis neil on kõik sellised uued segmendid on tegelikult seotud loodusega. Ja mulle õudselt meeldib, et see luxury turism on otseselt loodus. Ehk siis tänapäeval loodus ongi luxury. Aga mis siin
mul kogu aeg, kui me räägime sustainability'st ja natukene mind üks asi häirib, on see, et me sellest sustainability'st räägime nii-öelda objektikeskselt või ma ei tea, piirkonnakeskselt või mis iganes. 75% kogu turismi nii-öelda emissioonist, 75% tuleb logistikast. Ehk siis, kui me seda teemad ära ei lahenda, siis me tegelikult ei saa rääkida, et Eesti loodusturism on sustainable. Ka siin ennem, kui olid presentatsioonid, Eesti on nii väike, sa võid sõita, kogu aeg käis sõna läbi, sa võid sõita, 25 kilti sinna, 15 kilti sinna, aga iga kord on see, et sa võid sõita. Kui me sellest sõidust nagu saaks lahti või siis see sõit viia nagu jagamismajanduse peale, teha seda teistmoodi, et see on nagu hästi oluline teema, mida veel ära lahendada. Yeah. Yeah, okay. Yeah, okay. Again, I would like to change a little bit the topic, but when I read your strategy, I think that one of the easiest targets in any strategy I have ever read was this 10% of visitors would have kind of nature as the main reason why they come to Estonia. I think that it might be useful to check the questions in the questionnaire. What is really asked by the visitors coming to Estonia? Are there really nature, landscapes, hiking, fishing, things like that included? Because at least in Finland in the past, the questionnaire was so unclear in the past that people didn't understand where the nature is there. It was somehow hidden in the questionnaire. But if it's properly and clearly said, then I think that this number can be exceeded very easily, even though I'm not sure how important it is, but it's at least it may wake up the decision makers a bit. And of course you can skip the Finnish trunks who come to Tallinn just to drink and party there. Mm-hmm. This is nature as well. Yeah, well, it's the water side. Ehk siis Rauno arvates väga lihtne üks samm, mida me saame sealt Eesti turismistrateegiast kohe hakata ilmselt ellu viima või saavutama kohe, et see, kus oli pandud see, et iga 10. turist märgiks, et tema sihiks Eestisse tulles on loodus, on see, et kontrollida seda küsimustikku, et inimesed tihti ei seostagi, et kui nad tulevad näiteks siia kalastama või matkama, et see nüüd on ka see, et nad tulevadki looduse pärast siia, et ühesõnaga lihtsalt kontrollida, et see küsimustik oleks õige. Ma nüüd praegu kaitsen natuke EAS-i või selgitan, et ilmselt EAS saab panna kohe õiged numbrid kuskile seina peale, aga see 10% peaks olema reisimotivatsioon, ehk siis 10% inimestest on peamiseks on loodus. Minu enda jaoks on hästi huvitav, mis oli nii-öelda second, ehk siis kui tavaliselt seal on selline tutvamine arhitektuuriga või mis iganes, aga kui tema teine reisimotivatsioon on enamusel loodus, siis see on jällegi muudab oluliselt pilti. Ja võib-olla natukene sellist teemat, et see reisimotivatsioon igal rahvusel on väga erinev, soomlastel on ta täiesti laes ja kui me räägime süvahuviga loodusturistidel, siis neil ta ongi 100%. Et kuhu ma tahan jõuda, et selline nii-öelda keskmine on natukene triki, et kui me muudame riike, siis see keskmine võib kohe muutuda, et küsimus alati mõõdikutes peaks olema see, et kas me alpadel või headel aegadel nii-öelda kogu potentsiaali, mis oli võimalik võtta, võtsime ära. Aga mitte see nii-öelda 10%, et see 10%, ma ei hakka siin sõjateemalise nalja viskama, aga okei. Olgu, ma lubasin suure suuga, et saalist võtame ka küsimusi ja kommentaare, korraks natukene võtsime ka, aga äkki keegi tahab oma mõtteid jagada või küsida? Mari, kas veebis ei ole midagi? Mina võin nii kaua veel selle kommentaari selle 10% kohta öelda, et kui ma olen viimased 2-3 kuud kulutanud aega sellele, et potentsiaalselt Eestisse tulevate diginomaadide motivatsiooni uurida, siis ma olen vaatanud ka neid rahvusvahelisi uuringuid ja nendest diginomaadidest 11% on sellised, kes ütlevad, et loodusega kokkupuude on number 1 asi, mida nad nagu sihtkohas vaatavad. On ja. Loomulikult internetiühendused ja need niikuinii, see on niisugune hügieenitase. On ja.
Nii, aga kuidas seal internetis? Küsimustega on niimoodi, et on tähelepanekuid ja kommentaarid. Kas ma annan äkki sulle mikrofoni, siis nad kuulevad ka? Aitäh, et küsimusi hetkel siin ei ole, aga on toodud välja kommentaare, et me peaksime rohkem turistidele võimaldama liikumist ühistranspordiga, et seesama sõitmise teema. Ja seda on ka näha siin Lahemaa rahvuspargi siis Viruraba ääres. Ja siin on üks kommentaar veel juurde tulnud, et aastal 2025 nimetab vähemalt 10% külastajatest looduses viibimisest peamiseks motivatsiooniks. Seda 2017 oli 4%, ehk siis et me plaanime 2025 jõuda sinna 10%-ni. Olgu, väga hea. Nii, küsimusi vist ei olnud. Siis meil on tegelikult umbes nagu 5 minutit. Ma annaks igale ühele korraks sõna, et mis on isiklikult teie arvates siit, kas sellest vestlusest või tänasest senisest päevast kõlanud asjadest see nagu oluline asi, mis võib-olla ei ole piisavalt tähelepanu saanud või võib-olla on, aga sa arvad, et oleks veel korraks nagu rõhutada vaja, et mis need rõhuasetused on, mis me peaks kaasa võtma siit? Ma ei tea, kui mul mikrofon on, minu mõttes kõik, mis me siin täna oleme diskuteerinud, on väga oluline ja ikkagi mulle tundub, et kõige olulisem on see, et kes siis nagu vastutab. Kellele me siis, ma ei tea, aastal 2010 vist tehti esimest korda loodusturismi seda klastrit, et nüüd on juba 12 aastat läbi ja 12 aasta pärast tahaks kellegi otsa vaadata, et kes siis vastutab. Et selle vastutajal võiks siis olla ressursid ja nii edasi. Et see on kõige olulisem, aga mida me täna minu meelest ei katnud, on selline loodusturismi tarbijateekond, mis minu meelest on hästi huvitav selline dilemma, et kui muu maailm läheb sellise sisuliselt reaalajas vakantsihalduse ja broneeringute peale, siis loodusturism, esiteks kõik inimesed on põllul, nad töötavad metsas, nad võtavad, ma ei tea, loevad meile üldse õhtul, kui nad on nii-öelda oma tripidelt tagasi, aga tegelikult klient tahaks teha seda kohe. Ja seesama näiteks EAS-i kesksete digilahenduste meede, seal on ka üks teema on see, et sa peaksid saama broneeringu teha kohe. Aga loodusturismis mulle tundub, et see tegelikult ei ole võimalik. Ja teine asi on see, et isegi kui sa saaksid selle inimese kätte, kas telefoni teel või mis iganes kujul, siis mulle tundub, et üks väga suur teema, kui enne räägitasin ka nuumatk, mille poolest nad erinevad, siis mulle tundub, et väga suur probleem on see, et ostja ei saa aru, mida ta ostab. Ja samamoodi ka müüja tegelikult ei saa aru, et kes talle sinne tuleb. Ja kui, miks ma seda tõstatan, on see sama, mida Rauno rääkis siin brändingu koha pealt, tegelikult üks kõige olulisem asi on see sama suust suhu positiivse info liikumine. Ja kui sa ühel hetkel see sama, ma ei tea, linnastunud turist saab aru, et ups, it's nature. Et seal on sääsed ja ma ei tea, mis iganes ja siis levitab, et ärge iial sinna minge. Et see on üks nagu tõsine teema, mida me minu arust väga ei ole nagu kattud. Kliendi ootuste ja külastusteekonna juhtimine, et mulle tundub, et kui muu ma ei tea, majutus ja see kõik tundub nii lihtne, et sa saad kohe aru, mida sa ostad, võid kohe ära maksta ja nii edasi, et siis loodusturismis see nii ei ole, või kui ta nii oleks, siis mulle tundub, et siis see ei ole enam loodusturism. Samas, kui oli sellest eristumisest juttu, et kõigil on ühesugused kanuud, et siis selline näiteks ostmise lihtsus võib olla just üks eristumise viis, eks ju, kuigi muu teenus on sama. Aga juhul, kui see oleks võimalik. Nii, aga olgu, aitäh. Yeah, when I was listening today, I was surprised that this field is so fragmented in Estonia. And I'm wondering, what are the problems in this cooperation? Why doesn't it work? Is it simply because it's so fragmented? Is it just because it's not organized better? Or are there really some kind of something why people wouldn't work together? Is it just because, for instance, entrepreneurs are so busy with their own businesses that they can't participate in every meeting and so on?
that's something. Yeah, maybe that's the main point, because in Finland I think that it's much more organized, and so there is almost always somebody who speaks on behalf of a group like this and bigger groups, and so the stakeholders, there are less stakeholders and they have stronger voices. So maybe it's lack of leadership. I don't know. But as a customer, because I'm a very keen nature tourist, I agree with Markus that it's a little bit difficult to know what you buy. I would like to know much more about kind of details, some kind of highlights, what will be there. It may be, if it's not just like a beaver or something like that, it may be some special food, or swimming in cold water or stories about this history of Soma and Harpias and so on. It may be anything, but these highlights are not coming up from there. You get hundreds of similar packages where there is a cottage in the middle of forest, and it's forest. Yeah, no difference. You can go anywhere, but I think that if you go to different parts of Estonia, they have totally different environments. Ja Rauno siis täna ikkagi kõige rohkem oli üllatunud selle üle, kui fragmenteerunud on meie sektor. Et paneb kohe mõtlema, et miks see nii on. Mõtleme koos. Aga teine asi siis ikkagi et klient teaks, mida ta ostab, ja et ikkagi rohkem seda oma eripära välja tuua. Et lihtsalt see, et on hütt metsas, see on kliendile natuke liiga vähe öeldud. Ma ei tea, mina mõtlen praegu nagu selle peale just, et mis siit nagu siis nagu potentsiaalselt sündis täna, et see sama võib-olla ikkagi, et me olemegi RMK siin poolt siis majandatavas kohas, eks ju, ja et mina tean nii palju, et mingi 20 aasta jooksul ei ole nagu sellist ühist arutelu näiteks ka EAS-i ja RMK vahel nagu aset leidnud, et kuidas seda turismi siis Eestis peaks korraldama, ja Kristjani ja siin Raili sellisest väikesest ju omavahelisest jutust juba jäi see, et et istutakse maha, räägitakse millegist konkreetsemalt, ja ma loodan, et siin kas Marilyn või meie juhatusest, eks ju keegi veel, kes saab, on ju, et ka loodusturismihing on selle sama laua taga siis, ja et see asi hakkabki nagu liikuma nagu. Et muidugi jah, see digiasi on järjekordne valdkond ka, kus ma arvan, et rohkem skeptilist ja kriitilist vaadet võiks olla kogu selle data asjale, ja võib-olla natuke sama asja pärast, mida ka siin Margus ise nagu rääkis, et ei ole võimalik neid selliseid nüansse võib-olla nii-öelda siis müüa ja ostagi, mis tegelikult on võib-olla see põhiline osa sellest loodusturismi elamusest või kogemusest. Ja eks me näeme, mis see tulevik toob, aga et võib-olla selline natuke siis see low-tech tuleb tagasi nagu, ja selle sama sellise nagu süvaturismiga, et inimesed reisivad vähem, ja kui nad juba kuskile on reisinud, siis nad on seal kaua, ja siis saavadki neid kohapealseid kogemusi, ja et need kogemusi ei saagi tegelikult kuskilt big datast või digitaliseerimise vahendusel ka nagu esitledagi ega pakkuda, sest et see on selline siis selle kliendi ja siis teenuse pakkuja suhteliselt selline unikaalne suhe, ja siis selline natuke isegi nagu iga kord erinev, ütleme, et see nagu selline nagu co-creation, või et põhimõtteliselt see sõltub ka sellest inimesest. Ma tulen tagasi, et kliendi kestsus ikkagi on väga tähtis, ja et just, et iga klient tegelikult teeb sama palju, kui mitte rohkem sellest turismi elamusest, sellest looduskogemusest, looduselamusest, kui tegelikult see pakkuja. Ja kui mõeldagi, et sa pead seda kõike väga täpselt nagu suutma müüa või vahendada, siis ongi ju iga inimese nagu see soovid ka nagu niivõrd
ainulaadsed, on ju. Või meil on ilmselt aega juba väga läbi, aga minu meelest loodusturism on geniaalses kohas, et üks pilt on palju olulisem kui 1000 sõna ja siin on niivõrd palju häid fotograafe, et kui kõiki neid pilte saaks kasutada ja mitte sellest, kuidas me sinu koos oleme napsu võtnud, aga et põhimõtteliselt, kui inimene näeb pilte sinu haabiast ja sellest keskkonnast, siis ta saab aru, mis seal teda ees ootab. Et kasutaks neid asju rohkem. Kuulge, did you want to add something? Well, I may add to that. In my opinion, Ivar is a genius in marketing and doing this what he has done in SOMA, the articles in Guardian and UNESCO and these things. That's great. But about many and also what he said that the entrepreneurs want to know more about customers. Recently, when I have been traveling in some exotic places, the most common question when I start to ask something is the entrepreneurs want to know something about me. They ask many questions. They want to know their customers. Then they can maybe give some additional notes. Maybe you would like to do this, and maybe you would like to go there, and so on. So it's not just that, okay, buy this, and it's fine with that. Ja see tuleb tõlkida, et Rauno arvates Aivar on siis turundusgeenius, mitte ainult Sooma, vaid kogu Eesti siis Guardianis ja UNESCO ja kõik see, et on ikkagi tohutu töö ära teinud, aga Rauno kui ise suur loodusturist tunneb ka seda, et üha enam selleks, et head teenust saada, peab ikkagi ise enda kohta oma huvidest rääkima, et üha enam teenusepakkujad ikkagi üle maailma küsivad, kui ta midagi hakkab tellima, et aga veel, et saaks midagi lisa. Aga sellega ongi hea lõpetada. Jaa, ma arvan, et sellega on tõesti hea lõpetada. Siin on nüüd mustapässiku aeg ja kõikidel saalis ja veebis olijatel palun panna kellad õigeks, kell on praegu 15.30, et lõpetasime täpselt õigel ajal, nii nagu päevakava ette nägi. Nii et meil on kohvipaus ette nähtud kuni täistunnini ja teeme enne pausile minekut siin paneelis osalejatele ühe aplausi ka. Aitäh ja jätkame täpselt kella 4.